Tagasi meie jätkuva uudiste kajastuse juurde. Loendus käib Iisraeli valimispäevani. Rohkem kui 3 kuud on jäänud 27. oktoobri valimispäevani. Nii et koalitsioonil hakkab aeg otsa saama, et seadusi vastu võtta enne, kui parlament sel reedel laiali saadetakse. Viimastel tundidel kogunes Likudi partei põhiseaduskomisjon, et otsustada, kuidas moodustatakse nimekiri parlamenti. Esitati dokument, mille kohaselt saaks Benjamin Netanyahu 8 kohta nimekirjas. Ja samuti alustas Knesseti täiskogu täna arutelu vastuolulise põhiseadusliku seaduse üle, mis käsitleks Toora õppimist kui juudi rahva ja Iisraeli riigi põhiväärtust. Enne täna hiljem oodatavat lõpphääletust. Protestijad andsid oma hääle kuuldavaks parlamendi hoone ees, nõudes, et ka usklikud ultraortodoksed mehed teeniksid armees ega tohiks pääseda sõjaväekohustusest kõrvalehoidmisega. Lisainfo saamiseks on stuudios korrespondent Palit Šlagin. Nii et jäänud on veidi üle 3 kuu. See on keeruline ja segane süsteem. Alustame sellest, et Benjamin Netanyahul on nüüd 8 kohta Likudi nimekirjas. Selgita selle uuenduse olulisust. Jah, aga mitte igal parteil ei ole eelvalimisi. Näiteks uutel parteidel nagu Yeshar, mille eesotsas on Gadi Eisenkot ja teised, ei ole tegelikult eelvalimisi. Nad valivad ise, kes sellele nimekirja pääsed. Aga Likud on väga vana partei, samuti Avuda, Iisraeli töölispartei ehk tööpartei, nagu seda nimetatakse. Seekord toimuvad Likudis eelvalimised ja tegelikult toimub see igal valimisel. Netanyahu tahab endale üha rohkem kohti reserveerida. Seekord küsita natuke rohkem kui tavaliselt. Tema vastavalt tänasele juba vastu võetud otsusele komisjoni poolt saab endale 8 reserveeritud kohta, sealhulgas 3. ja 5. koha, mis on muidugi väga kindel, et nad saavad sisse ja kokku 8 kohta. Need on realistlikul kohal või realistlikus järjestuses, mis tähendab, et nad on lähedal. Või kuni 26 kohta, mis on samuti realistlik koht koalitsiooni pääsemiseks või, parlamenti. Ja esimesed 2 kohta on loomulikult reserveeritud Gideon Saarile, sest ta lahkus tookord oma parteist Knesseti ajal ja liitus Netanyahu koalitsiooniga. Ja seega annab Netanyahu talle nüüd selle kindla positsiooni Likudi parteis. Gideon Saar ise on likudnik. Ta oli Likudis ja nüüd ta naaseb samuti Likudi ridadesse. Muide, vahepeal nüüd ja reedeni võib nii palju juhtuda. Oodatakse, et koalitsioon surub kiirkorras läbi mitu vastuolulist eelnõu. Räägi meile, mis tõenäoliselt lähiajal juhtuma hakkab ja see juhtub väga kiiresti. Jah, väga kiiresti, sest sel reedel Knesset lahustatakse automaatselt. Esimest korda alates 1988 aastast, seda ütlesime ka eile. Praegune koalitsioon tahab vastu võtta võimalikult palju seadusi erakondade jaoks. Eriti 6 seadust, mis peaksid alates tänasest järjestikku vastu võetama. Esimene neist on alusseadus, Toora õppimine. See on muidugi haridiimide jaoks. Nad tahavad muuta Toora õppimise iisraelaste jaoks kesksemaks väärtuseks. See aitab neid tulevikus. Aga nad nõustusid ka mõningate väiksemate või natuke vähemate asjadega, kui nad varem soovisid. Kuid praegu saavad nad just seda. See on nende valijate jaoks väga oluline. Samuti seadus, mis puudutab ajateenistusest kõrvalehoidjaid, mis tähendab Shiva õpilaste arreteerimine peatatakse, kuid ainult Shiva õpilaste puhul, mitte kõigi haridiimide puhul. Ashruti seadus, meediareformi seadus. Kommunikatsiooniminister Kari Likudi parteist. See on tema jaoks väga oluline. See reguleerib, kuidas uued meediakanalid Iisraeli turule sisenevad ja mõnede kriitikute sõnul nõrgestab see ajakirjandust või ajakirjanduse sõltumatust Iisraelis. Peaprokuröri reform samuti, seadus, mis on väga oluline Netanyahu jaoks, üldiselt Likudi jaoks, jagab põhimõtteliselt peaprokuröri rolli 2 erinevaks ametikohaks. Ja viimane siin on sooline eraldatus akadeemilises maailmas. Selle vastu on samuti palju kriitikuid. Aga jällegi, see on tehing Haredide ja Netanyahu vahel, et vastu võtta seadusi, mis on olulised neile ja nende valijatele.
ja kõik see peab enne reedet vastu võetud saama ja muidugi taaskord üle 3 kuu on veel jäänud valimispäevani, mis on 27. oktoobril. Kõigi viimaste poliitiliste arengute taustal, nagu alati, suur tänu korrespondent Paali Slaaginile.